Möödas on varsti tervelt 1 kuu, kui olen pidanud ennast sundima tegema asju, mis on rasked ja samas ka võõrad minu jaoks. Teada, siis nii Eestis kui ka Prantsusmaal pidan ma kõige rohkem aega koolipinki nühkides. Seega, eriti Prantsusmaal on see minu jaoks raske. Sellepärast, et see on võõras koht, võõras keel, võõrad inimesed ja see on väga kurnav kokkuvõttes. Tunnid on väga pikad ja see tähendab seda, et ma saan, kuigi tunnid on pikad, ma saan aru umbes 5 sõnast, mis õpetaja räägib kogu tunni jooksul. Sellepärast, et ma pean kirjutama ja samal ajal pean ma ka kuulama. Aga kuna see on kõik nii võõras minu jaoks, siis ma suudan teha ainult ühte asja korraga, seega kas ma kuulan või kirjutan. Vot. Ja see küll ei tähenda seda, et ma nüüd ei õpi siin, sellepärast ma lähen koju ja siis kõik, mis ma olen üles kirjutanud, ma guugeldan ära Google Translate'iga ja kuigi see on väga raske, sellepärast et õpetaja käekiri on nagu hieroglüfid, kuna prantsuse keeles on mingisugused imelikud lühendid, mis tähendavad mingi sõnade lõppu. Ma olen küll küsinud, mis need tähendavad, aga ma ei mäleta neid. Ja ma ei oska neid kirjutada ka. Seega nende sõnade transleerimine, tõlkimine on üsna raske. Samas, ma oleksin nõus kasv olema 24/7 koolis. Jah, 24/7, ehk siis terve oma elu. Kogu aeg, iga päev, nädal aega, iga päev. Kui ma saaksin aru, mida ma õpin. Jah, saate aru, Kaarel isiklikult ütlen, et ma tahan õppida. Kuid mu rääkimine on läinud paremaks. Kuigi kui me sõpradega lähme näiteks trenni või jah, meid on mingi 3 tükki ja me räägime omavahel, siis ja nemad räägivad omavahel, ma ei saa mitte tuhkagi aru. Sellepärast nad räägivad kiiresti, kasutavad slängi, kasutavad raskeid sõnu ja nii edasi. Aga kui me omavahel räägime, siis ma saan umbes 5-10 minutit räägitud nii, et ma ei küsi, et kuidas ütlema peab seda sõna. Võt. Bravo! Tähelepanu! Lärm, lärm ja lärm! Ma olen kogu aeg tähelepanu keskpunktis. Kui mitte kogu aeg, siis väga tihti. Sellepärast, et ma olen eksootiline, arvatavasti, ja uus. Ehk siis kõik küsivad mult midagi ja tahavad mult midagi ja paluvad teha mul midagi ja mida iganes midagi ja midagi. Ja see on väsitav. Ma lihtsalt hea meelega läheksin viskaksin kuskile ennast pikali maha ja lihtsalt magaksin terve vahetund. Oleneb, kui pikk see vahetund on. 5 minutit, 10 minutit. Kui 10 minutit, siis ma magaksin. Kui ei ole, siis üles, alla, üles, alla. See kõik tähendab mäge. Ehk siis ma sõidan kogu aeg bussiga, autoga üles, alla, kõrvad zum, 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 zum. Ehk siis mu pea on nagu mesilast aru. Kohalikele, prantslastele pole see häda, aga mulle see on jube. Kõrvad lihtsalt valutavad hommikul ja õhtul, kui ma tulen koolist ja lähen kooli. Oh jah, sport. Nagu Eestis ma teen sporti 3-5 korda nädalas, trenni, pluss veel siis eraldi 1 individuaalselt. Ja Prantsusmaal, arvake ära, palju ma teen, minimaalne 1 kord nädalas korvpalli. Aga selle eest ma teen natuke rohkem ka kodus ja mujal, ehk siis ma teen kolmapäeviti, teen individuaalselt kodus jõusaali. Ja reedeti ma käin jooksmas hobuste kõrval, ehk siis mu õde Emma ratsutab 11 aastat ja me lähme ratsutama, tema siis ratsutab, mina jooksen umbes 50 minutit. Aga oleks ma Eestis, oleks 50 minutit nii kerge joosta lihtsalt. Aga mäed, jah, mõnus. Samas korvpallitrennis on ka raskusi, sellepärast, et põrand on uus
kuigi ma ei tea, mis seda põhjustab, aga sa teed 4-7 sammu ja sa libised nagu uisuväljakul. Seega, siis sa, jah, libised, uisutad seal natuke aega ja küll sa lõpuks jõuad ka mingisuguse 20-30 aastase mehe kaenla alla. See ei ole hea tunne, nagu te võite ajamata. Ma tahan ujuda. Kaarel tahab isiklikult ujuda. Kuna ma elan üsna Lõuna-Prantsusmaal, tähendab see seda, ehk siis, et jõed on üsna veest tühjad ja saab ujuda ainult basseinides. Siiamaani vähemalt. Ja ma tahaks ujuda rohkem kui 3 sekundit ühest otsast, 3 sekundit teisse otsa. Ma lihtsalt nagu naudiks vabalt ujumist, paneksin 5 minutit ühes suunas, 2 minutit teises suunas. Mis iganes, tiikasin, unustage ära, tiigid on siit ammu kaugel. Ja samas vee maitse, böök, nagu plasmassi segu. Seega, kui keemiaõpetaja õpetab teile destilleeritud vett, siis prantsuse vesi on sellest sajandite kaugusel. Võite unustada ka selle. Nii koolis, kodus, sportlas, linnas või kus iganes. Linnas. Just linnas käisin ma ülemine nädal. Ja arvake ära, mis mul juhtus. Mul tuli häda. Nagu ikka normaalsel inimesel tuleb häda. Ja ma läksin vetsu. Ja nagu olete harjunud, siis Eestis on pott. Teete tõstate kaane üles, istute peale, vahepeal kaan on üleval juba, veab. Jah. Ja aga siin Prantsusmaal, vähemalt seal, kus mina käisin, ja ma vaatasin loomulikult kõrvale kajutis, et kas seal on ka samamoodi, sama jube seis või. Ja seal on põrandas auk. Ja siis on 2 jalajälge portselanis või metallil. Ehk siis lähed astud sinna portselani metalli peale ja kükitad. Ja teed oma häda ära. Mulle küll väga meeldis. Nali. Ma igatsen kallisid. Tõsiselt, ma igatsen neid. Sellepärast, et Prantsusmaal on põsemusid, mis loomulikult pole ka halvad, sellepärast, et näed ilusat tüdrukut, kellegi sõber, räägib, lähed sinna, ütled, tahad tere öelda, pead siis põsemusid tegema, mis on väga lahe, sellepärast, et Eestis, et saada põsemusi teha, läheb ikka päris kaua aega sellega, on ju? Kes te selle Eestis olete? Aga jaa, kallid. No ja. Kool saab läbi. Lähed kooli peauksest välja, tahad minna bussijaama. Aga ei, see ei ole nii kerge. Miks peaks olema koolipäev nii kerge? See, et jah, kool on eriti pikk veel ja miks peaks kerge olema? Ei, teed ukse lahti ja näed, kuidas suitsupilm on üleval, et moodustab sellest koridori. Mõnus ju. Ja siis lähed kõnnid tipa-tapa läbi suitsukoridori bussijaama ja lähed bussi ja siis oled päästetud. Aga see paneb mind tahtma, soovima, et kooli katusel oleks helikopteri maandumisplats. Ja ma ostaksin isiklikult endale helikopteri, et saada sõita helikopteriga bussijaama. Ja ma ei peaks taluma seda suitsumaitset suus ja kõrvades ja ninas igal pool. Vaat. Oranž värv. Bõõk. Nagu ma esimeses videos rääkisin, siis oranž värv on igal pool. Okei, katusel on oranžid, sein on bees, aga kokku teeb see ju hele oranž, kui te oskate värvi ilusti segada, loomulikult. Seega, bõõk. Nietukardinad. See on omamoodi lahe, ma ei tohiks seda siin saates rääkida, aga jah, nietukardinad, ma tahan. Ehk siis, kui oleks üks asi, mis ma peaksin ütlema, mis ma peaksin rääkima kellegile, mis mulle Prantsusmaal meeldis, oleks see elektrikardinad. Vajutad nuppu ja elektrikardinad lähevad üles, alla. Ja jah, kooli juures üks väga halb asi on see, et õpetajatel ei ole oma tuba. Okei, direktoril on ja ka raamatupidajal on. Aga koolis ei ole nagu õpetajatel oma klassi, oma tuba. Kool on tuim, kuiv, tuim õppimine. Tuim, kuiv, tuim õppimine. Sellepärast, seal ei ole isegi aulat mitte. Unustage ära siuksed asjad nagu laulmine, laulmistund, muusikatund. Unustage ära siuke asjad nagu kunstitund, mis on hea. Mulle ei meeldi kunst, aga unustage ära selline asi nagu tööõpetus näiteks. Ja üldse siukest asju pole. Meil on 8 erinevat ainet kokku, pluss sport 9. 8 erinevat ainet,
mis on matemaatika, ökonoomia, majandussegu, ajalugu, prantsuse keel, inglise keel, saksa keel, magan, ja füüsika, keemia koos ja midagi on veel. Ja sport. Vot, ja õpetajatel oma tuba ja kui sa tahad mingit õpetajalt kätte saada, näiteks unustasid midagi öelda talle või tahad mingit paberit anda, siis ma ei tea, mis teha. Mul on mitu korda see olnud lihtsalt, ma ei tea, mida teha ja ma ei teegi midagi lihtsalt, sest ma ei oska midagi teha. Ma ei viitsi koridori peal niisama ka passida iga vahetund. Iga vaheaeg, mitte vahetund, sest alati ei ole vahetunde, nagu ma rääkisin. Ehk siis jah. Raadiod. Sahin. Kogu aeg. Kogu aeg. Sahin. Ei ole olemas raadiokanalit. Vähemalt mina ei ole kuulnud. Ma olen mingi 10 kuulanud. Ei ole olnud kohta, kus ei oleks sahinat. Ehk siis kui ma isegi kui koolibussiga lähen kooli, siis seal vahepeal ei tulegi muusikat, ongi sahin. Ots mõttes sahin käib laulust üle. Nagu ei oleks raadiosagedust olemas. Ja jah. Ma arvan, et hetkel on kõik. Et siis pahadest ma arvan, et ei jäänud väga palju rääkimata, mis siin kindlasti mingid väiksed asjad jäid rääkimata, mis siin veel jubedad on. Ja mingi väga väiksed asju ma ei seletanud siin. Aga järgmine video ma räägin siis, mis on hea siin, mis mulle väga meeldib, miks tasuks tulla Prantsusmaale, miks just sina või sinu laps peaks tulema või sinu sugulane, keegi väike, peaks võpiks hakkama ehk vahetusõpilaseks hakkama. Eks räägin headest külgedest ja miks tulla üldse Prantsusmaale ja mida mina kogenud olen. Aga jälle nägemiseni ja salü!